tulemast tagasi Maiki TV-l. Rajuni on jäänud circa 2 kuud, ettevalmistus läheb kogu aeg tugevamaks ja minu vorm läheb ainult paremaks. Nii et, kui sa veel ei ole ostnud Raju 18 pileteid, siis tee seda Raju kodulehelt, sest et varsti enam ei ole pileteid. Ja esimene trenn on lapa ja ei kellegi muuga kui Master Mairoga. Nii palju kalpkikke peksnud, et veits jala ära löönud siit. Teed peale, side peale ja siis hakkame läpad peksma. Hop, 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 hop. Trenn tehtud ja nüüd aeg minna füso juurde, React füsioteraapiasse. Lähen Arminile külla, vaatame üle keha, nipet-näpet teeme korda, kui midagi vaja teha on. Ja siis kütame edasi. Nii, ennast ei lähe kuhugi. Opa! Normaalne! Oota, tee nüüd vasakuga ka, see mis nõrgem on. Vinge. Higistama jääb juba. 43,5 tuli juurde. Korras. Näitan Eesti rahvale oma ausaid silmi ka vahelduseks. Aga nüüd Revalisse. Väike lonks vett. Enne kui hakkame kütma. 20-10 tabata. Pumm! Ja ongi tehtud see trenn tänaseks. Mõnus andmine, homme uuesti, nii see treeninglaagri elu ongi. Vorm läheb kogu paremaks, tunne on mega hea, nii et sõidame. Aga väike fail ka täna. Suure kiiruga ostsin siis 10 paari, ehk siis 21,5 kilost hantlid ja kiiruga võtsin kogemata 1 kilose ka, nii et pean homme tagasi viima ja vahetama välja siis. Või siis ostma 1,5 juurde ja siis 1 kilose. Aga see on juba homne mure. Nüüd koju ja söök. Ja siis chill. Täna õhtuks peaks olema kana quesadillad. Kaamera on 2%, teen ruttu. Tulen siis koju ja nii oodatakse mind kodus. Quesadillad ja jook valmis. Milline elu. Ehk siis Annette pani selle kõik valmis, et kõik aru saaksid.
kell on 12 ja on aeg siirduda Estumisse. Estum asub siis T1 keskuses 3. korrusel ja minu vaatajad teavad, et lukumaadlust treenin mina Estum Jiu-Jitsus. Tänase trenni ülesanne oli siis meil full kaardi kontroll ja sealt põgenemine ja just selles klipis pidime saama alt haagid kätte ja see mul ka õnnestus peale pikka pusimist ja nagu näete mu emotsioonis, siis ma olin väga õnnelik. Ei kaamerale. Mida korra võiks jääda ja... Teine jaoks postiks, blokib või lõpud kolme konksuga tõsta. Siis proovid sellise harjutusega pool. Otsida, kus ma saan hakata oma jalgu sisse panema, kas siis konksuna saan tõsta. Panna vastaskuna, kus sa kättad. Kui sul on selge, siis seda konksu teise poole panna, siis sellega sa tõmbad, siis selle konksuga ülakeha. Kogunevad, võtad ülakeha. Hästi. Mine peale. Kurat küll, noh. Jäi nimetlema. Jete! Kas sa käisid ka Jiu-Jitsus või? Kas sa käisid ka rullimas või? Jetsik! Kiire lapa torbekuga tehtud. Endal ka särk läbimärg. Suvevärk, korralik kuumus. Torbek veel lõpetab natuke hantlitega seal. Öss, jääb ja sirge ilusti. Tõmm. Ja kuskil 30 minti veel, siis lähen ise Ringoga lapat tegema. Hallo! Jou, sa oled tulemas täna või? Oled juba uksees, jah? Ei ole, ma olen kohe kohal, ma hakkan saalist sõitma, ma veits munesin. Davai. Ja, tulen, tšau. Just mõtlesin, et ütlen kaameras, et ma hilinen trennirautade Ringo ootab mind ja Ringo täpselt siis helistas, kui panin kaamera tööle. Aga nüüd lapat litti ma jäin saali liiga kaua munema ja tegelikult täna tulevad meil külalised õhtul. Ja ma ütlesin etele, et ma olen veits varem juba saalis kohal, et teen sooveks saame Ringoga täpselt kell 5 alustada, et siis ma jõuan ilusti õigeks ajaks koju, aga tundub, ma pean etele ütlema, et Ringo munes liiga kaua, et meile sellepärast venis asi. Lapat tehtud, coach Ringo, kuidas oli? Käefid on valusad nagu alati, särk on korralikult, siin ei ole enam ühtegi piiska, higi ei jäänud kehasse sisse, ma arvan. Kas coach Ringo või mina? Ilmselgelt mina. Praegu hommiku teen kergelt siukse taastava trenni, natuke väntan praegu ratast, siis kerge siuke mobility kava õlgadele, jalgadele, keha liikuma ja võib-olla midagi nipet-näpet veel põlvedele seal teha. Ja siis ongi kõik hommiku kerge trenn, kuna õhtul on MMA spar, nii et kogu tänane fookus läheb sinna. Eile oli päris raske päev, oli Estum ja Ringoga lapa. Esappäev samamoodi oli Mairoga lapa ja jõuks, nii et teeme täna hommiku kerge. Tõmbad tiha käima ainult, et saaks õhtul täiega kütta. Täna minuga trennis kaasas ka. Lehvita? Kas tahad öelda meie Maiki TV-le? Ei. Ta on häberlik veel. Aga jaa, tulime koos trenni, jätsime Jette üksinda koju, ta on piisavalt vana juba.
varsti tuleb mul Instagramis nickname'i valimine, nii et pange kõik enda parimad nickname'id valmis ja ma ei tea, mis kõige rohkem hääli saanud või kõige populaarsem, see jääb siis minu nickname'iks ja sellega ma hakkan edaspidi siis fightima, nii et ärge mind nimedusi pakkuge häid nimesi, nii et hakake mõtlema. Ma arvan, et me teeme nii, et kuidagi, ma ei tea, valin top 3 ja top 3 läheb mingi rahvahääletusele või midagi sellist, ma arvan, et igatahes valime mulle nickname'is, sest et fighterile peab ikka andma nickname'i, mitte ei vali ise. Kui ma ise valiks, siis ma oleks Michael the Great. Raigo, Kristjan, Rustam, ja mina, let's go, sparring tehtud, 6 raundi, 3x5, paus, 3x3. Ja nii me teemegi, vorm tuleme, kui näete särk läbi märg, vorm läheb aina paremaks kogu aeg. Tere hommikust kõigile. Tegelikult ei ole enam väga hommik, kell on juba 12. Hommikul andsin ühe trenni, siis magasin hambad laiali kodus 1,5 tundi, tegin kiirest näki ja tulin siia, nii et hea puhand on olla nüüd. Eile sparring, väga korralik. Hea punt oli koos, nagu nägite videos, Kristjan, Raigo, Rustam, mina ja veel paar poissi seal. Allan Volossaateh oli meiega sparrimas, nii et väga äge, hea punt oli, sai korrakud raundid. Ja keha isegi täitsa okei peale sparri, nii et täna tummine päev meil tulemas, praegu 12 boks ja siis juba kell 4 on Rauliga jõutrenn, nii et teeme soojaks ja hakkame lahmima. Suure tõenäosusega täna mingi 10 raundi lapat, nii et let's go! Kaks. 21. Mõnusalt tegus päev jälle selja taga. Hommikul, nagu nägite, oli boks, väga heavy, uskusin, või tundsin kuidagi enne trenni, et on hea värske olla. Tuli välja, nii kui trenni hakkas tegema, et ei ole värske olla. Siis oli õhtul jõutrenn meil, sama case. Ei olnud see teravus sees, aga see on fine, mõni päev on selline, tuleb lihtsalt läbi pushida, need ongi need päevad, mis lihtsalt tuleb suruda, anda tempot. Aga nüüd, kell on 8:30, just lõpetasime grupitrenni, koristasin veel saali, käisin pesus,
nüüd hakkan kodu poole sättima, aga siin neljapäeval ka lõpeb siis Maiki vlog juba 3 nädala pärast Poola ja siis 3 nädalat Poolas laagrit, nii et hoiame jalga pedaalil, anname kuuma ja näete parimat versiooni minust siis september 20 Tondiraba jäähallis, kus ma vastaseks on tugev Poola võitleja, kogenud võitleja Oskar Hõršik, või kuidas iganes poolakate nime ütlevad, ringneim on tal Shrek, nii et tuleb mõnus andmine, mina olen väga elevil, mul on suurim hea meel olla tagasi treeninglaagris, vigastuste paus on olnud pikk ja tüütu ja raske, mentaalselt raske, aga tänu sellele olen ma veel tugevam kui kunagi varem ja ma ütlen ausalt, ma arvan, 20. september näete kõvat masterpiece'i, mina olen juba praegu elevil ja meil on veel minna 8 nädalat või? Nii et tuleb tummine, aga mis siin ikka, lükka like, lükka subscribe ja jäta mingi hea kommentaar, kui sul on jätta, kriitikat, kiitust, mis iganes soovite. Maiki TV võtab kõik vastu, nii et näeme järgmisel korral, aitäh teile!